Tere tulemast kuulama EBS podcasti Satelliit. Täna on stuudios Joonas Jõgi, Äripäeva info- ja müügiteenuste juht ja Marko Rillo, MBA õppekava juht. Räägime õppimisest, MBA tegemisest, õppimis- ja töökogemusest ja samuti sellest, kuidas AI muudab meediamajade ja ka hariduse tulevikku. Head kuulamist! Täna on mul stuudios Marko Rillo, EBS-i MBA õppekava juht ja Joonas Jõgi, EBSikas, Äripäeva info- ja müügiteenuste juht igapäevaselt. Tere tulemast! Tere! Täna me räägime õppimisest, natuke ka õpetamisest, mis on maailmas hariduses vahepeal muutunud ja eelkõige fookusega just MBA-le. Ja Joonas on meil siin EBS-i embakas ja küsiksingi sinu käest, et mis sind üldse motiveeris, et võtta veel koolide jalgal tulla embasse? No mul oli tegelikult nii, et mul soovitas tulla EBS-i üldsegi Toomas Truuberk, kes on Äripäevas üks juhtfiguuridest ja oli pikka aega minu ülemus ka, et 6,5 aastat siis juhtis mind. Ja kuna ta umbes 20 aastat tagasi ise tegi siin täpselt sama asja läbi, siis kuna ta usaldas mind aegade jooksul, et 23-selt andis mulle infopanga juhtida, siis ma mõtlesin, ma usaldan teda ka ja tegelikult, kuna ta on väga tark mees, siis ma nagu mõtlesin, et ma äkki saan sama targaks, kui ma käin seda teed ja kui ma infopangaga alustasin, siis oli nii, et infopank oli hästi väike, aga kui see kasvas, siis oli ka vaja rohkem sellist nagu süsteemsust luua, et siis ma mõtlesingi, et paneks selle praktikale nagu selle teooria juurde ka siin EBS-is. Nüüd ma küll ütlema küll, et eritused Toomasele, me õppisime Toomasega koos MBA-s, siis oli grupid hästi suured, siis oli see ainuke koht, kus saada kaasaegset rahvusvahelist magistriharidust ja me lõpetasime Toomasega koos aastal 2000, nii et vaata kui hästi ta soovitas sulle seda alles nüüd hiljuti. Et soovitust on ikkagi kasu. Jaa, ma olin üks nendest kes esimese soovituse peale ei reageerinud, vaid ma arvan, et see esimene soovitus tuli kusagil 4-5 aastat tagasi. Ja siis ma natukene seedisin ja siis otsustasin tulla. Aga kuidas MBA õpingud on sinu tööelu, juhtimisstiili mõjutanud? Ma arvan, et palju analüütilisemaks veelgi, et endise nagu müügimehena ma alati numbreid olen jälginud ja müügimaht ja selliseid asju, aga igasugused nagu NPV-d ja IRR-id olid minu jaoks täitsa nagu võõrad väljendid, et ma arvan, et siuke kaalutlevamaks ja rohkem analüütiliseks tegelikult veel rohkem nagu numbripõhiseks olen läinud ja ma arvan, et rohkem toonud nagu raamistikke sisse juhtimisse, et mitte nagu ainult kõhutunde pealt, vaid ikkagi, et need asjad, mis siin õpetatakse, pannud nagu praktikasse ka. Tore kuulda. Ja võib-olla midagi sellist mingi üllatav asi, et mis su eelmine haridus on, sa õppisid siis? Ma õppisin tegelikult Tallinna Ülikoolis, õppisin rekreatsioonikorraldust. Need teine? Täiesti, jah, seost ei ole, aga ma arvan, et üllatav oli tegelikult see, et üllatav oli see kursuse kvaliteet, et eriti just ka nende kursakaaslaste näol, et ma aimasin, et siin saab olema palju tarku inimesi, aga tegelikult see, kui kõrge see tase siin on, kui palju nagu tarku ja andekaid inimesi meie kursusel oli, et see oli, ma arvan, nagu hästi äge, et nendega sai ka neid ideid põrgatada ja see nagu oli positiivne üllatus. Seda küll. Ja Marko, küsin sinu käest selle nurga alt, et kui sa nüüd ise programmi juhid ja palju ka õpetad ja näed meie embakaid, et mis see motivatsioon on või mis see toob selle noore päris väga tegusa, kiire eluga inimesi EBS-i? Neid soove selle MBA raames midagi nagu teistsugust teha on laias laastus 3 liiki. Et üks on, nii nagu Joonas ütles, et teatud mõttes saada mingisugust uut teadmist, millega lihtsalt äris või juhtimises paremini toime tulla. Et teadmised, mida mul senimaani üldse ei ole. Teine
päris oluline aspekt, mis inimesi MBA-sse toob, on soov teha karjääripööret. Et ma senimaani olin näiteks mingisuguse valdkonna sisu eest vastutav, olin näiteks, ma ei tea, tarkvaraarendaja. Ja nüüd ma vaatan, et et mulle inimestega töö päris hästi sobib, mulle meeldib see, aga päris hästi ei tea, et kuidas seda teha. Et siis lähen ja omandan tegelikult neid oskuseid, et mida siis tähendab üleüldse kellegi juhtimine, mingisuguse asja eestvedamine. Ja kolmas, mis siis toob samamoodi MBA-sse, on teatud mõttes iseenda mingisuguste piirangute osas järgmise sellise võimaluse otsimine, et okei, et ma näen, et see, mis mul siin praegusel hetkel on, et see, kuhu ma olen tänaseks jõudnud, et see mind ei vii mingil põhjusel edasi. Ja siis on tarvis kuidagi saada mingisugust järgmist nüket, et siis otsitakse kas siis teadmistest või siis sellest seltskonnast mingisugust mingit asja, mis natukene mugavustsoonist välja viiks ja paneks teistmoodi mõtlema. Et need on 3 põhilist asja. Lähen siit kohe edasi. Joonas, see oli midagi, mis siin selles õppimise ajas, ja see on päris kõva maraton, päris tihe on see õppimine, mis viis mugavustsoonist välja. Midagi sellist, mis tõi uue mõtlemise. No ma arvan, et distsipliin peab olema kõva, kui sa töötad täiskohaga ja käid siin, teed oma MBA-d, et mul on see eelis, mul veel lapsi ei ole, et aga paljudel kursakatel ma vaatasin, oli see graafik veel hektilisem, aga see oli suhteliselt standard, et lõpetad kusagil kell 2 öösel oma õpingutega, siis lähed magama, ärkad, lähed tööle, lähed trenni ja õpid, ühesõnaga, et ma arvan, et see distsipliin peab olema päris kõva, need 2 aastat vähemalt, aga mitte midagi võimatut, et ikkagi ollakse üpriski inimlikud siin, õppejõud on inimlikud ka, et kui mingi asi on, et seda alati ühendust võtta ja paluda siis ajapikendust vajadust. Kuidas õppetöö korraldatud on, et see on vist nädalavahetustel või kuidas see õppetöö? Üle nädala enamasti reede-laupäev. Vist esimesel poolaastal oli natukene tihedamini vahepeal, aga üldiselt üle nädala. Ta on mõeldud, et saaks tööga koos seda klapitada, et see on selline, aga see koos see vormis hoidmine või see pikad päevad ja kõik, et oli mingi uus õppimise kogemus, et kuidas paremini õppida või mõni teine, kes sulle midagi õpetas? No ikka sellepärast, et kui sa siia tuled siis see fookuses olemine, eriti kui sul on, eriti need reedesed päevad, et reedesed päevad ikkagi, sul tuleb sisse töökõnes ja töömeile, sa pead justkui juhina olema mingil määral 24/7 eks ju saadaval. Et selles suhtes mul need laupäevased päevad meeldisid rohkem, et siis ma teadsin, et mul ei tule mingeid urgent asju sisse. Et reedeti pidi ikka kõvasti sundima ennast sealt telefonist ja meilist eemale. No täna oled sa Äripäeva info- ja müügiteenuste juht, et oled sa midagi sellest MBA teadmistest või mingit tööriista kohe reaalselt võtsid kasutusele? No üks põhjus, mis ma siia tulin, oli tegelikult, et saada seda finantsjuhtimise oskust juurde, et tegelikult ju Toomas, kellest enne jutt oli, on ka ju finantsisti taustaga. Ja kuna tema soovitas mul siia tulla, siis üks põhjus oligi see, et ma saaks neid finantsoskusi juurde, et ma arvan, kõige rohkem praktikasse ma olengi pannud tegelikult neid Exceli arvutusi, et mida ja kuidas analüüsida neid tasuvusi ja projektide selliseid analüüse teha, et ma arvan, et seda ma olen kõige rohkem praktikasse pannud, et pigem need võib-olla pehmemad oskused, inimeste juhtimine, organisatsiooni kultuuri loomine, need olid mul enne juba enam-vähem tugevad, et sealt ma olen vähem võtnud, aga just selliseid praktilisi asju, numbripõhiseid asju kõige rohkem. Ja ma tean, et programmi raames oli ka võimalus minna siit meie klassiruumist EPSist välja ja töö oli Varssavis, oli vist üks koostööprogrammi osa, et seda peame ka siin EPSis oluliseks, et oleks seda rahvusvahelist mõõdet. Mis te seal Varssavis tegite või mis koostöö see oli? No meie konkreetselt seal jagati siis gruppidesse, eks see oli kolme ülikooli õpilased olid 3, kui ma ei eksi.
Oligi jah, et EBS Kosminski ülikool Poolast ja siis oli Saksamaalt oli Technische Universität Munich, et mis on siis üks Euroopa vingemaid tehnoloogiaülikoole. Ja seal meid jagati siis gruppidest erinevate ülikoolide üliõpilased ja meie konkreetne töö siis tegelikult uuris seda, et kuidas AI mõjutab Euroopa Liidu tööturgus aastaks 2030. Et see Mario Draghi siis selle raporti põhjal, et see oli hästi äge kogemus. Minu jaoks oli just põnev, kus see toimus Poolas, et Poola on ju Euroopas see majanduskasvu vedur, et võib-olla ma ei tea, 15-20 aastat tagasi, võib-olla natuke rohkem, aga siis oli Poola veel selline koht, kus tuli nagu ühe otsaga nagu kiiresti läbi sõita, et väga peatud ei tahtnud, et siis praegu, mis see Poola on ikka kõva areng, et mulle just asukoht ka meeldis, mis ma tahtsin minna, et näha, kuidas neil siis seal päriselt läheb ja sain aru, et neil päriselt lähebki hästi seal. Tulemus on, lugesin just Varssavisse Euroopa suurim lennujaam. Nii et tõesti on huvitav, kõik me seda teame, kuidas on võimalik liikuda sellisest nagu pidurist või nagu tõesti nagu veduriks, et see on väga lahe. Aga täpselt see AI teema, hariduses AI tööjõuturul, enne kui puurime seda hariduse poolt, mis te uurisite siis, mis te teada saite, et kuidas see AI seda tööjõuturgu mõjutab? Mõjutab palju selles suhtes, et ikkagi väga palju tööprotsess muutub ja on juba muutunud ja muutub veel rohkem, et kuigi kui sa vaatad nagu tervet pilti kõiki üle tööstusharude, siis see protsent on väike, mida 2030 ennustatakse kusagil 3%, aga näiteks kui me vaatame meedias või vaatame Äripäevas, siis meie nagu grupi tasandi analüüs näitas, et tegelikult ajakirjaniku töös peaks olema lähiaastatel 40-60% automatiseeritud. Et see olenebki natukene tööstusharust ja nii edasi, aga sellel on kindlasti väga-väga suur mõju. Aga sinu enda töös, kui palju see AI mõjutab, et kui sa mõtled, sa päris mingi aja olnud, et mis protsessi täna juba AI teeb sul seal? Tegelikult nagu kui vaadata mingisuguseid pikemaid, ütleme, meile või mingeid sükseid asju, ma lasen pigem AI-l kirjutada ja kui mul on vaja mingisuguseid sükseid kiireid kokkuvõtteid teha näiteks mingisugustest dokumentidest või raportitest, et aru saada, mis see siis sisu seal on, siis ma kasutan AI-d ja ma tean isegi, et meie tiimis nagu põhimõtteliselt kõik kasutavad AI-d, et müügijuht enam ei mõtle ise mingisuguseid müügimänge välja, vaid ikkagi küsib AI-lt ja igasuguseid kokkuvõtteid küsitakse AI-lt. Isegi tarkvara arendatakse meil, põhimõtteliselt koodi kirjutab AI, et see on ikka päris pöörane muutus väga lühikese aega. Ja tõesti nii on, et Marko, küsimus sulle. Millised on suurimad vajadused, mida tänane haridus peab AI ajastul täitma? See on hästi suur ja filosoofiline küsimus. Ma arvan, et see, mis puudutab haridust üleüldse, siis AI on tänaseks seda juba päris palju muutnud. Et korraks mõtleme selle ajatelje peale, et aasta 2022 oktoobrikuusest tuli ChatGPT laialt kasutatav nagu tööriist nagu massikasutusse. Mis tähendab seda, et praegu nüüd siin samas juunikuuses lõpetavad esimesed bakalaureused, kes on kogu oma stuudiumi vältel kõik asjad teinud AI abil valmis. Ja meil on, ja kui me magistrantidest räägime, siis tegelikult selleks hetkeks, kui nagu 2-aastased MBA-d siis astusid, siis oli ta juba päris küps ja hallutsineerimist oli juba üsna vähevõitu, mis tähendab seda, et meil on lõpetamas esimesed, kes ongi tänaseks juba nagu piltlikult öeldes AI lapsed. Et see haridus on meil juba tänaseks väga teistsuguseks muutunud. Õppejõud kasutavad seda väga aktiivselt. Meil on siin EBS-il endal, me tegime siin aasta tagasi AI konkursi, kus töötajad ja õppejõud said välja mõelda erinevaid AI agente, mille abil enda tööd siis lihtsamaks muuta. Et võib arvata, et me oleme siin alles selle teekonna alguses, kuidas haridust hakkab see siis ümber korraldama. Ja ma arvan, et enne kõike, kui me mõtleme siis ülikooli seisukohalt, siis ta mingis mõttes läheb natukene enda juurde tagasi, sellepärast et selline
omavaheline vestluse roll või siis õppejõu kui vahendaja roll muutub palju tähtsamaks kui informatsiooni allika roll. Et kui kunagi oli sellised sokraatilised vestlused olid nagu üles ehitatud Vana-Kreekas, et kus siis nagu pigem õpetaja küsis küsimusi ja ei andnud ette vastuseid, siis tundub, et see, mida me teeme praegu promptimisega või see, et mida me siis teeme omavahelistes vestlustes ka, et see on rohkem ka teatud mõttes üksteisele kaasa mõtlemine ja vähem informatsiooni jagamine. Et harjutada on võimalik AI-ga hästi palju, aga see, et kuidas me üksteiselt õpime ja tegelikult üksteisega kohaneme, et seal on just nimelt seda inimlikku faktorit väga palju tarvis. Jah, neid diskussioone, eks ju, arutelusid ja seda poolt, et see nõuab head ettevalmistust õppejõudelt, see nõuab head ettevalmistust ka tudengite poole pealt, et aga nii ta on. Aga kui me nüüd vaatame nagu sinu tunnetus, ka üks on see AI, ja see tehnoloogia ja kõik, aga kui me mõtleme, mis on see tänase tudengi ootus ärikoolile, võtame selle MBA taseme, eks ju, et selline graduate level, et mis on siin midagi muutunud, kuidas sa tunned? Mis on muutumas järjest on see, et tegelikult me läheme üha enam selliste õpiampsude keskseks. Et kui EBS oli kunagi esimene, kes hakkas mikrokraade või siis nende eelkäid nanokraade välja pakkuma ja mõtles selle peale, et kuidas me võiksime stuudiumi jagada mingiteks loogilisteks elementideks, et sa ei pea minema tervikuna kuhugile tervesse magistriprogrammi, vaid sa võtad kõigepealt teatud hulga aineid ja maitsed ja vaatad, et kuidas see väike amps sinu elugraafikusse mahuks, kuidas sulle need õppejõud sobivad, et seda me ilmselt näeme järjest rohkem, et katsetatakse rohkem ja enda õppimist ka selliste tükkide suunas viia. Kui pikad need õpiampsud siis on? Ja praegu põhilised õpiampsud, mis meil on sellised 2,5 kuused, et ongi laias laastus me ütleme 9 nädalat, et kuhu me siis üritame need siis sisse nagu panna. Ja kui me siis õppeaastast räägime, siis ongi, et sügissemestril on need 2 perioodi ja kevadsemestril on samamoodi 2 perioodi, et mille ümber on siis võimalik seda ka korralduslikult lihtsamini seada. Samas selline klassikaline MBA ei kao kuhugile, et on need, kes tahavad tulla ja õppida pikemalt ja teha siis endale kohe ka kraad. Ja ma tean, et EBS-is on sügisest ka uus magistritaseme õppekava, millel on väga tore nimetus ja selle nimetus on Timba. No Marko, räägi lähemalt, mis või kes see Timba on? Jah, Timba ristiema on meie teadusprorektor Regina Erlenheim, kes mõtles, et kui me paneme erinevad tähed kokku, tehnoloogia, innovatsioon ja MBA, et siis nad TI-MBA niimoodi kenasti moodustavadki. Ja meie mõte, mida me siis üritame aidata, me üritame aidata digitaalsete toodete juhte. Et Eestis on umbes 2000 inimest, kes ütlevad, et nad on digitaalse toote juht. Ja seda on siis meil kas startupides või pankades või mobiilettevõtetes või siis ka klassikalisemates organisatsioonides ja ka avalikus sektoris, kes siis digitaalseid tooteid kuidagi juhivad. On need siis äpid, rakendused või et mis mul kusagil nutiseadmes siis paikneb või arvutis. Või mõningatel juhtudel need on ka lihtsalt siis nii-öelda neid sellised süsteemid, kus see nutikus on pandud mingisuguse riistvara sisse. Ja kui me küsime, et kus kohas enamasti need tootejuhid on enda teadmisi omandanud, siis nad ütlevad, et nad on teinud seda läbi vasktorude. Sellepärast, et tänasel hetkel mitte keegi tegelikult ei valmista selles valdkonnas teadmisi ette. Ja koostöös erinevate startup-ettevõtetega ja heade kaasamõtlejatega me mõtlesimegi välja, et võikski olla siis MBA-l üks võimalik spetsialiseerumine, kus on võimalik kõigepealt paika panna siis tootestrateegia, siis järgmiseks me teeme siis koostöös Eesti Kunstiakadeemiaga ja Koodi Jõhviga, teeme siis selle toote prototüüpimise, et me ehitamegi enda majas need toote alged valmis, siis me ühiselt 3. mikrokraadiga, nad on samamoodi ehitatud mikrokraadide formaadis, 3. siis vaatame, et kuidas sellist tööriistakomplekti kasutada, kui ma siis pean arendustiimi juhtima, et mis on need vahendid, millega ma toime tulen. Ja kõige viimane mikrokraad on siis see, et kuidas mul üldse nagu projektide ja toodete portfelli haldan, et kui mul on tarvis paljusid asju nagu koos toimima panna. Ja näiteks ma pean täpselt tootejuhina tegema endal finantsjuhile selgeks, et mul on just nimelt seda ressurssi tarvis. Et me annamegi võimaluse
siis tänastele kas tarkvaraarendajatele, disaineritele või siis äriinimestele võimaluse omandada need teadmised, et kuidas just nimelt õnnestuda tootejuhina. Et saada endale hea MBA vundament, et kuidas üldse äri teha, aga kuidas just nimelt samamoodi spetsiifilisemalt ka nende nutikate toodetega võimalikult hästi hakkama saada. Mis keeles programm on? Programm on meil inglise keeles ja seoses sellega, et me üritame sellesse seltskonda tuua samamoodi rahvusvahelist mõõdet, sest et paljud need Eestis tegutsevad tootejuhid on ka pigem rahvusvahelise taustaga ja samamoodi need, kes õpetavad meie programmis, on rahvusvahelise taustaga. No super, ma saan aru, et seal on siis nagu tegelikult see programm ise koosneb 4 mikrokraadist. Täpselt, et kõigepealt on aastotsa MBA vundament ja teisel õppeaastal on siis 4 mikrokraadi. Kõlab väga huvitavalt, et super ja Stimba ka, et siis veel kord ütlen üle, et Technology and Innovation MBA. Täpselt. Super. Ja kui sul oleks, Joonas, võimalik veel tulla, no alati on võimalus veel, et kuidas tundub selline, mis puudutab sellist tehnoloogia ja innovatsiooni fookust? No ma arvan, et see on väga nagu ajakohane. Et üks asi, mis mul nagu tundub, et mis mul EBS juures meeldib ka on see, et te nagu reageerite kiiresti teete need õppekavad valmis ja panete laivi, et nagu, et see mindset siin on suht sarnane nagu äris, et ma arvan, et kui see saab olema samuti nagu kvaliteetne, siis see kõlab hästi. Muidugi nüüd mõned aastad ma ei tule kuhugi tõenäoliselt, aga ja see oligi rohkem selline jätku küsimus, et võib-olla et MBA-d on ka mitmetes koolidest, olla ise pikalt EPSis olnud ja nagu ma ütlesin, siis palju aastat tagasi lõpetanud, aga täna ka õpetan küll juhtimise poolt, et siis võib-olla tõesti need eristuvad märksõnad teistest koolidest on see innovatsioon, tehnoloogia, aga ka kui leadershipist ja juhtise poolt rääkida just see muudatuste juhtimine ja see liidriks olemine ja kõik see pool, et mis ega seda innovatsiooni ja tehnoloogiat väga lihtsalt ei juuruta ja välja ei mõtle, kui sul neid teisi oskusi ka ei ole, et selles mõttes on see küll väga tore. Aga mis veel siis, kui nüüd sellest ikka MBA-st nagu rääkida ja sellest õppimisest ka, et mis need maailma suundumused on, Marko, või et kas me liigume EPS, kellega EPS ühte jalga käib või jookseme mõnes teises suunas? Maailmas on hästi palju erinevaid suundumusi seoses selle samase AI rakendamisega toimumas. On palju neid, et kes koolidena samamoodi vaatavad, et kuidas oleks võimalik muutuda selliseks AI native'iks, et kuidas tehisintellekti tööriistad tuua samamoodi õppekavadesse sisse. On mõned koolid, kes on otsustanud väga aktiivselt just nimelt öelda ei, et me üritame olla väga tavapärased, traditsioonilised ja on kolmas grupp ülikoole, kes on teatud mõttes sellises ooteseisundis, et liiga vara on veel öelda, et ärme liiga torma ja kes pigem nagu jälgivad, et kuhu siis maailm minemas on. Ja kui rääkida nagu MBA-st laiemalt, siis klassikaliselt on ikkagi niimoodi, et on olemas sellised väga selgelt akrediteerimisele suunatud ülikoolid, et kes on siis endale kolmikakrediteerimise saanud ja ka meie partnerülikoolide seas on mitmeid, et kuhu on võimalik siis MBA õppekavas ka minna vahetussemestrit tegema ja meil on siin mõned on juba käinud näiteks Bocconi ülikoolis, et mis on üks Euroopa kõvemaid ülikooli just nimelt sellises haridustasemes, et seal enda semestrit või siis mõningaid nädalaid veeta. Või siis Copenhagen Business School või siis meil on siin Prantsusmaal sellised head partnerid, et kelle juures on samamoodi meil hakatud juba käima. Ja teine pool on siis see, et kes on pigem sellised koolid, kes üritavad nagu katsetada uusi ettevõtlikke nagu aspekte ja see on, ma arvan, et EBS-i tugevus, nagu Joonas ka ütles, et me üritame olla mitte nimelt selline klassikaline äriülikool, et kes siis nagu üritab kõike teha, vaid et väikse koolina me üritamegi olla siis nagu mingites teemades ees käia ja vaadata, ise katsetada, et mis siit välja võiks tulla. Väga tore, seda on hea kuulda. Tahaks ühe teema võtta sisse, see puudutab juhtimist ja teiselt poolt siis ka juhtimisoskusi ja natuke sellist hariduse teemat sinna juurde, et kui sa nüüd mõtled selle peale, mis sa arvad, kas selline hea juht peab olema tehnoloog või humanist? No ma arvan, et mõlemat selles suhtes, et ja aga kumb ikka rohkem? No pigem ma arvan, et humanist, kui ma pean valima nagu
2-1, sellepärast et humanistina sa leiad hea tehnoloogi endal tiimi, eks. Et aga ma arvan, et järjest olulisemaks läheb, et need väga sellised humanistlikud juhid peavad lihtsalt sellest tehnopoolest aru saama, sest muidu see ei ole lihtsalt, see ei ole konkurentsivõimeline, kui sa ei tunneta seda poolt, et mina vastaks niimoodi. Marko, kuidas sa ise tunned, mis sa ise oled juhin, sa oled sul suur tiim ja ma arvan, et ma olen pigem samamoodi seal inimeste poole peal, et vähem andmepõhine, aga ja ma selles mõttes olen nõus, et nagu ka Joonas ütles, et tegelikult tarvis on mõlemat ja see kuldne punkt seal kusagil vahepeal ongi ja võib-olla kui lisaks veel, et numbrite põhjal on lihtsam juhtida mingis mõttes, sellepärast, et neil on kusagilt kinni hakata. Aga kui inimsuhetest rääkida, siis seal ei ole sul nii lihtsalt õiget vastust kusagil võtta. Et on palju rohkem tunnetuslik või tajus kinni ja seal need nii õnnestumised kui ka ebaõnnestumised on palju sellised nagu hägusamad. Ja tihtipeale, kui ma tooksin nagu teistsuguse paralleeli, siis tihtipeale on nagu peremudelis kipub meil olema niimoodi, et näed, et mehed on sellised, kes nagu teenivad raha ja siis naised kipuvad olema need, kes siis nagu hoiavad inimsuhteid kuidagi korras. Ja kui me selle duaalsuse peale vaatame, siis tundub, et ühele tundub, et teine on nagu keerulisem või lihtsam, aga tegelikult mõlemat on väga, väga vaja. Ja selleks, et me perekonnana, koolina või ühiskonnana kuidagi nagu toimiksime, me peame tegelikult mõlemad hästi nagu tasakaalustama. Ma arvan ka, et ja samamoodi ju ka peres ka, kui sa vaatad täna kaasaegse pered, on ka nagu universaalsed rollid, et ei ole enam selline, üks on hoolitseja, teine on tööl käia, et on universaalsed rollid ja tõesti, et ka mina mingi ajani ma tundsin kogu aeg, et ma olen nagu kogemustega, ma olen olnud generatsiooni natuke vanem, et see tehnoloogia on nagu teiste jaoks, et kui vaja, ma lähen alati kuskilt küsin. Et tegelikult see on nagu üks oskuseid, samamoodi nagu see inimestega töötamine, on ka see tehnoloogia oskus, ei ole ühtegi vabandust, et seda või teist ma ei oska. Et võib-olla tõesti mingis kohas pead suurema hüppe järele tegema, kuna mingeid asju ei ole sa õppinud, aga jah, et see on lihtsalt üks oskusi ja ei pane isegi siin veel kuskil esiplaanile, kui sa hästi tunned tehnoloogilisi tööriistu või tunned sa hästi inimesi, et need mõlemad on tõesti nagu selles universaalses juhi rollis sees. Aga mõtleb siin paari aasta peale, võib-olla 3-4 aasta peale, mis sinu arust on see suurim oskus, mis sa ise arvad, et mida sa näiteks kas või endas peaksid arendama juhi töös? Minu see juhi periood on jäänud sellesse hetke, kus on kriisi otsa kogu aeg. Et see üks kriisivaba periood ei ole olnud, et ma olen nagu näinud ka, et võib-olla need, kes said juhtudeks võib-olla seal nagu heal ajal, oli natukene keerulisem kohaneda, et tegelikult see kohanemisvõime ükskõik mis ajal, mis olukorraga, ma arvan, on jällegi see, mis muutub veelgi olulisemaks, et sa pead kogu aeg kohanema nüüd, kui mingid võib-olla kriisid on ka veel taustal, siis sa pead aru saama, kuidas ma nüüd neid AI asju rakendan enda ettevõttes, et mitte ainult tööprotsesside jaoks, vaid kuidas ma saan näiteks mingid teenusid, tooteid selle peale ehitada, et mõelda nagu veel samm edasi, et ma arvan, et see kohanemisvõime peab olema väga, väga kõva. Ja ma haaraksin siia sõnasabast kinni, et lisaks kohanemisvõimele, mis on tarvis ilmselt ka, on see, et emotsioonide juhtimise võime nii endal juhina kui ka oma tiimis laiemalt. Sellepärast, et enamasti, kui olukord hästi palju muutub, siis inimestega ootused on muutumas ja juhul, kui sa näed, et mingitele ootustele keegi või miski enam ei vasta, et siis me kipume olema hästi nagu enesekriitilised või siis mõtlema, et kuidas siis sellega toime tulla. Ja siis oluline ongi enda suhtes ja teiste suhtes olla leebe ja vaadatagi, et selge olukord on muutunud, kuidas siit kõige paremini oleks võimalik edasi minna. Et seda liiki rahu ja vundamendi hoidmist on ilmselt ka juhina tarvis. Tahtsin veel lisada, et selle nagu emotsioonide juhtimise osas, et Läripäevas on üks üpriski süke lähedal seisev noor ja andekas väga hea müügijuht. Et
teeb häid tulemusi, juhib enda tiimi nagu suure südamega ja siis kuna mul on temaga siuke kokkupuude ka, et me ikka vahepeal räägime asjadest, siis kui mõnikord ei lähe hästi, siis ma nagu alati soovitan talle seda, et okei, aga vaata numbreid. Et kui sul on nagu, su tiim teeb kõik numbrid täis, siis nagu ei olegi midagi praegu teha, järelikult lihtsalt turg on praegu nii, et me saame vaadata, mis me teeme nagu tootega paremaks, me saame teha teenusega paremaks, aga kui ongi nagu rasked ajad ja need emotsioonid kuhjuvad ja nii edasi, tegelikult üks asi, mis EBS-ist tuleb hästi kaasa, on see sükene numbripõhine juhtimine, et see võtab pinge maha tegelikult, et jah. No praegu räägitakse ka sellest kohanemisest ja ingliskeeles seal ongi see resilience, et see tähendab tegelikult seda, et sa aktsepteerid ka olukorda. Sest praegune olukord on, et resilience ei ole see, et olgu või kivisein, lähen sealt läbi iga hinna eest, ei, et ma kohanen, see on nagu see pilliroog, eks, kes ka siis tuules kaasa ja tõuseb püsti, aga see ei ole ka nagu iga hinna eest, et selles mõttes ma arvan, et su nõuanne see nooremale kolleegile õige, et ei pea läbi selle kiviseina minema, et sa aktsepteerid olukorda ja püüad sealt siis edasi minna, et see on kindlasti ka, mis me siin juhtimise klassides püüame rääkida. Aga korra tagasi minnes selle MBA juurde, arvestades, mis me siin rääkisime timbast, tehnoloogiast, innovatsioonist, ootustest juhi tööle, et milline see ideaalne MBA kogemus, mida me siin tahame disainida ja küsime ka lõpetajate käest aastal 2030 võiks olla? Ma arvan, et see küsimus on võib-olla isegi kõigepealt Joonasele, et mis on see, et lase nüüd unistustel lennata, me kuulame tähelepanelikult ja paneme töösse. Et juhul, kui sa peaksid nagu disainima enda unistuste MBA programmi, et kui peaks nagu otsast peale tulema, et kas midagi võiks olla seal teistmoodi ja mida sa kaasa võtaksid? Mul nagu palju norida ei ole, võib-olla üks asi, mida ma prooviksin kuidagi teha või kuidagi lahendada, on selline nagu ettevõtetes käimine. Et mõnikord nagu see annab väga hea nagu sukse sissevaate, et käia lihtsalt nendes ettevõtetes, kes siis teevad midagi hästi ja näha seda sisekliimat, näha seda kultuuri, näha neid tööprotsesse, näha neid juhte, et tegelikult võib-olla see on see, mida ma natukene igatsesin. Okay. See on väga hea tagasiside, sest jah, me EBS-is oleme hästi palju selliseid külastusi kasutanud bakalaureuse õppes ja siis MA õppes, mis on siis nagu pigem need noored, kes on otse bakalaureuse õppes tulnud, et seal, kellel ei ole veel endal seda vahetut töökogemust, et nendele anda võimalus Google'i sissepääsemiseks. Aga et ka MBA tiimis midagi säärast teha, et see on kindla peale kaalumist väärt. Et ma käin väga sageli, käin müügiinimestega kaasas müügikohtumistel, sellepärast, et ma näeks seda siseelu seal ettevõtetes. Minu arust see on kõige põnevam osa tööst, kui sa saad käia, lõpuks sa saad Tallinnas käid ringi, vaatad, et ma olen seal käinud, ma tean, mis seal majas on. Et ühesõnaga see nagu oleks väga põnev. Just. Õige tähelepanek, mõtles ka ise, ma konsulteerin siin ülikooli kõrvalt ja tõesti, et olles ka mõnes ettevõttes sees, siis on nagu see õppimise, nägemise koht, et nii erineval viisil võib ka eduni jõuda. Et ei ole seda ainult ühte viisi, et see on ka võib-olla see kaasaegne tõde. Marko, ka sina, millist MBA kogemust sa disainid oma tiimiga? Ma üritan teha sellist, et kus inimesed, kes programmis osalevad, üldiselt tunneksid, et nad on hoitud, et neil on olemas hea seltskond, kellega koos õppida ja et ka need õppejõud, et kes meil on siis olemas, et nende poolt oleks samamoodi tugi oleks olemas ja et selle programmi vältel on tegelikult neid kohti, mis on rasked, on tegelikult palju. Ja see raske koht võib olla paljude inimeste jaoks erinevas kohas, sellepärast, et MBA-sse tulevad ju õppima väga erineva taustaga inimesed. Keegi, kes tunneb väga hästi logistikat, keegi, kes tunneb väga hästi turundust, keegi, kes tunneb väga hästi inimsuhteid, keegi, kes tunneb väga hästi finantsi ja kui nad siis tulevad ja nad peavad hakkama mõnes teises õppeaines midagi teistmoodi tegema, siis see mugavustsoonist välja tulemise koht on igaühe jaoks on erinev. Ja siis see valmidus, et ma muulgas hüppan ja tunnen, et mind vajadusel
püütakse kinni ja isegi kui ma mingis mõttes nagu õppetöös heas mõttes ebaõnnestunud, siis ongi see tegelikult see õppeotstarbeline õnnestumine, et mis ma siit kätte saan. Et noh, et see on võib-olla nagu väga abstraktne vastus nüüd, et mida ma andsin, aga noh, teatud mõttes lihtsalt ennekõike tekitada see tunne, et lisaks teadmistele ma muuhulgas tunnen, et noh, et mul on siin okei olla, mul on turvaline olla, mul on hea olla. Ma arvan, et see on väga, väga hea, et see hoitud ja see turvalise ruumi tunne, et see on hästi-hästi oluline, et see õppimine, kus õppimine toimub, võib igas olukorras tekkida, ka väga ebamugavas olukorras, ka mõned ütlevad, et kogu aeg peab ebamugav olema, siis õpid. Aga et see, et sa oled hoitud, et sul on turvaline keskkond, et see on kindlasti see, mis me tahame. Joonas, kui sa peaks soovitama kellegi, tuleb see sama noor kolleeg sinu juurde või mõni sinust vanem kolleeg ja ütleb, et kuule, et kas sa soovitaksid ja kuidas sa soovitaksid, et sinna teha endale magistrikraad? No ma arvan, et võiks olla mingisugune konkreetne nagu vajadus, mida sa tuled siia nagu siis rahuldama, et lihtsalt tulemise pärast pigem mitte ja võib-olla mitte kui sa oled veel liiga roheline ja mitte tulla, kui sa oled juba täitsa hall, et kusagil seal nagu vahepeal mulle tundub, siis sa saad nagu kõige rohkem sellest kätte, et minu põhjus oli see, et ma tahtsin nagu saada neid raamistikke ja finantsjuhtimist, et see oli nagu, ma ütleks, üpriski konkreetne põhjus. Et ma arvan, et kui inimene siia tuleb, siis tal võiks olla midagi, et ta teab, et okei, et kui ma teen selle ära, siis 2 aasta pärast seda ma oskan paremini. Kindla ootusega tulla. Jaa, kindla ootus. Midagi veel. Aega peab ka ikkagi, sa oled panema sinna nii-öelda oma prioriteetide hulkada. Jaa, et ja võib-olla tulla siis, kui sul on nagu enam-vähem stabiilne see muu elu, et kui sul ikka nagu täitsa nagu hektiline on, et võib-olla siis pigem mitte, aga nagu ma nägin siin tegelikult meie kursusel, siis kursakaaslastel oli nii väikseid lapsi, keskmisi lapsi, suuri lapsi, kolimisi, ehitamisi, kõiki asju, et tegelikult kindlasti saab, kui sa oled väga hea nagu ajamanageerija. No täpselt, et nagu sa ütlesid, tule siis, kui sul on õige aeg ja rahulik aeg, mina ütlen, et tule just siis, kui on hästi keeruline, siit saad tuge ja saad nagu võib-olla, no mitmed, kes on tulnud, kui on just nagu karjääri muutuse lävel, kui ma ise õpetan, sa räägid inimestega, et sa nagu tuled otsima seda uut kohta ka, nii et eks iga ühele oma. Meie podcast hakkab varsti lõppema ja alati ma küsin külalistelt 3 küsimust. Esimene küsimus puudutab lugemist. Usun, et juhina tuleks lugeda, et mitte näha ainult otse ette, vaid natuke ka nurga taha. Ja Marko ja Joonas, mis oleks teie lugemissoovitus meie tänasele kuulajale? Ma alustan siis omalt poolt, et mul õnnestus just nädal tagasi käia ühes hästi huvitaval ettekandel. Ja selle ettekande tegi Korea päritolu ameeriklane Jonggi Lim, kes siis on Parsons School of Designi siis kui ma õigesti mäletan vist prodekaan selles osas, mis puudutab nagu disaini õpetamist. Ja ta kaitses just nädal tagasi enda doktoritöö Aalto ülikoolis. Ja selle doktoritöö sisuks oli siis täpselt, et kuidas tehisintellekti abil on võimalik haridussüsteemi ümber kujundada. Ja tema pealkirjaks oligi selles, et creative learning agents, computational co-creativity and relational artifacts in education. Ja mida ta selle samas raames siis analüüsis oligi siis see, et ta võttis üsna erinevad noortegrupid võttis ette. Alates lasteaiast kuni siis nagu täiskasvanute õppeni. Ja ta vaatas, et kuidas siis AI tööriistade abil haridussüsteem on teistsuguseks muutumas. Ja tihtipeale ongi täpselt see, et kui me senimaani rääkisime mingitest nagu haridusabivahenditest, nagu õpikutest või siis meil on mingisugune kanvase keskkond, et kus kohas me siis oleme. Või et need on just nagu tööriistad. Ja meil on siis nagu teine osapool, kes on siis kas kaasõpilane või siis lektor, kes on teatud mõttes see subjekt, siis ta kirjeldas, et kuidas AI on nende kahevaheline. Et ta ei ole mitte konkreetne tööriist ja ta ei ole see agent, vaid et ta on mingisugune segu nendest kahest. Ja kuidas selle samase uue,
kontseptsiooni alusel meil tegelikult haridussüsteem on hoopis teistsuguseks muutumas. Nii et minu jaoks oli selle lugemine oli selline see on kättesaadav siis? See on täiesti kättesaadav. Korda uuesti üle. Ja täpselt ongi siis Jonki Lim ja pealkiri siis Creative Learning Agents, Computational Co-Creativity and Relational Artifacts in Education. Nii et see on igal juhul üks soovitus. Väga hea, võtan ise ka lugeda. Joonas, sinu lugemissoovitus, kuulamissoovitus võib ka olla? Ma ei tea, kas ma mingit raamatut konkreetselt soovitan, aga mul tegin endaga aasta alguses stiili, et ma loen iga kuu vähemalt ühe raamatu. Ma olen graafikus. Ma loen enamasti selliseid, mulle meeldivad autobiograafiad, et jah, ma tegelikult ühe väga hea lugesin just läbi Pierluigi Collina kohta, kes on üks jalgpallikohtunik maailma kuulus ja see, kuidas üldse valmistuda nagu asjadeks, valmistuda mängudeks, valmistuda, olla nagu täielikus nagu kontsentratsioonis. See oli väga põnev raamat, seda ma julgen soovitada, aga mida ma kindlasti veel julgen soovitada on kuulata näiteks Äripäevast juhi jutte, mis on minu lemmik raadiosaade siis Äripäevas, et natuke sarnase kontseptsiooniga kui see siin. Et juhi jutte soovitan kuulata, seal on iga kord on väga põnevad juhid külas. No aitäh. Teine küsimus oleks teile, kui sa oleksid täna 25-aastane, mida sa siis teeksid või soovitaksid oma 25-aastasele minule? Marko on natuke kaugemal sellest 25 aastast, et mis sinu mõtted on? Ma oleksin praeguste 25-aastaste suhtes tegelikult väga kade, sest et mul on tunne, et täpselt need samased, kuhu me oleme jõudnud tehnoloogilise arenguga. Et suure tõenäosusega meil on toimumas igasuguseid uusi nagu plahvatusi, kuhu kohta meil üldse oleme minemas, lähema 5 või 10 aasta vältel. Ja 25-aastase energiaga neid asju praegu avastada ja selles peadpidi sees olla tunduks olevat nagu väga äge. Et ma üritan hoida küll ennast nagu ka värskena, aga aeg-ajalt täpselt sellist nagu staminat oleks kindlasti juurde tarvis. Aitäh sulle. Joonas, sina oled nüüd selle 25 aastast küll ületanud, aga ei ole sellest väga kaugel noore juhina, aga mõtled tagasi. Võib-olla küsiks sinu käest nii, et mis sa soovitaksid ühele 25-aastasele täna? Ma arvan, et ikkagi see, et kuidas nagu juhtida niimoodi, et sa ei võta seda koju kaasa. Et kuidas, see kõlab halvasti, et juhtida nagu emotsiooni vabalt, aga pigem nagu see, et kuidas siis saavutada see, et iga tööpäeva lõpus sa oled, eks ju, rahulik, sa ei põleta ennast läbi, et mul on tunne, et selle nagu vastuseni ma olen täna jõudnud, aga kui ma oleks nüüd käriks 5 aastat tagasi, ma oleks tõenäoliselt natukene targemalt sinna jõudnud, et kõik ämbrid ei pea nagu kolistama ise. Et siuke emotsioonidest mitte liialt nagu lähtuv juhtimine kiiresti selgiks. Jah, võib-olla ma isegi täiendaks, et ma ise ka resoneerun väga selle mõttega, et võib-olla isegi mitte niivõrd emotsioonid, vaid see on see piiride panemine. Et kuidas neid piire panna, et sul oleks seda nii-öelda vaba aega, tööaega, võib-olla mingit muud aega ja kuidas nendes piirides siis tegutseda ja neid piire nihutada vajadusel, aga endast lähtuvalt. Et sa oleksid vormis ka sellel hetkel, kui sul on vaja neid piire nihutada, et see ei ole täiesti nagu töss, kui tuleb mingisugune kriis, et siis lõpuks, kui juht on läbi põlenud, siis pole kasu. Ja 3. küsimus on unistamise küsimus, et kui sul oleks võimalik saada mõni superpower, eriline jõud, mis see oleks? Mulle tundub, et selliselt
tehnoloogia ajastul oleks hea, kui oleks väga hea empaatiavõime. Ja kui oleks võimalik, natukene kunagi oli selline film nagu, et What Women Want, või et kus oli võimalik siis minna kellegi pea sisse ja neid mõtteid seal jälgida. Et mul on tunne, et tehnoloogia ajastul me oleme hakanud väga palju tehnoloogiat usaldama ja me oleme kaotanud teatud mõttes sellise kuulamise võime. Et iseenda juures tegelikult seda harjutada, et tegelikult oleks päris hea, et sinna poole jõuda. Aitäh ja Joonas, sinu supervõime unistus? Mul on selles suhtes natuke teistsugune, et mina valiksin selle, et ma saaksin teleportida ükskõik kuhu kiiresti nipsust. Et näiteks lendamine on tüütu nagu, et kui ma saaks siis nipsust olla ükskõik kus mulle meeldib. Kus sa tahaksid olla näiteks täna või nädalavahetusel? Näiteks mõnes Lõuna-Ameerika riigis, et Lõuna-Ameerikas lendamine juba tüütu. Aga kui ma saaksin kuidagi nipsust või pole näiteks Austraalias ka käinud, et jällegi väga tüütu, eks ju, väga pikalt peab minema, et siis seda superpowerit ma kasutaks hea meelega. See on ka väga lahe superpower, seda ma arvan, me kõik tahaksime. Enne on siin saates lendamise superpowerit tahtnud, aga seda, et sa nipsust kuhugi kohale jõuad. Soovin igal juhul teile mõlemale edu, aitäh stuudiosse tulemast. Täna olid stuudios Marko Rillo ja Joonas Jõgi. Rääkisime õppimisest, EBS-i MBA-st, mis on õppimiskogemus ja kuidas seda tööle ära kasutada. Mina olen Ester Eomois, suur aitäh kuulamast ja ka osalejatele. Aitäh! Aitäh!